väikest YouTube, siin mina LPS Music videos ja ma lõpuks teen videoid nagu viimane, ma arvan, et oli eelmine aasta. Nii et nagu iga normaalne LPS tuuber, mul on üks kõige parematest asjadest. Ma tegin endale tausta, jah, ma tegin endale uue tausta, kas teile meeldib? Ei, mulle ei meeldi. See oli see on mu lemmiktaust tegelikult. Igatahes. Ma täna üritan vähemalt seletada, kuidas teha eelseid LPS introsid. Ma tean, ma pole ka kõige parem nendes, aga ma olen õppinud viimase 7 aasta jooksul asju ja kuna mu isa töötab, ta editib asju, siis ma olen natukene saanud õppida, mida saab. Nii et mul on siin list asju, mida te peaksite jälgima, et saaksite. Nii, esimene subscribe Peter Cynically, join the bro army and join the bro army. Ja see, mida te kõik, mida teil on vaja teada, teil pole rohkem midagi vaja, head aega. Esimeseks on taust. Ja taust ma soovitaksin, et oleks puhas ja mitte sinu riideid ja ma ei tea, ära filmi lihtsalt oma vooti või asja peal, sest see on lihtsalt kohutav. Ei. Sa võid filmida metsas või kuskil mujal, kui see sobib tooniga. Mul nagu näiteks selliste taustadega võib, nagu asjadega ma väga ei soovita, ma ei tea, see lihtsalt okei, ja kui sa teed sellist introt, kus on tseenid juba filmi sellist, siis võid teha seda, aga muidu on lihtsalt panna värviline taust nagu selline või selline või valge taust või must taust, mis iganes sobib. Nii, nüüd tuleb rääkida, sa pead mõtlema, milline su sari on. Nagu kas see on mingi draamasari, koolisari, mingi fantaasiasari, mis iganes on, sest see peab minema kokku. Ja kõik ülejäänud punktid on sellega seotud, sest kui oletame, et su sari on mingist maagia loost või midagi sellist, siis panna mingi draama või selline populaarne muusika. Sa saad panna populaarset muusikat, kui see sobib kokku. Ka ma soovitan Final Fantasy, see on üks, minu arust peaks olema, ma ei ole seda ise mänginud, see peaks olema mäng ja siis seal on hea muusika, sealt ma soovitan võtta. Jah, mõned muusikad on tund aega pikem, aga neid saab lõigata, nagu kõike teisi asju saab. Ja nii, nüüd tuleb filmimine. Või kui sa LPS-id ka, aga ma arvan, et kõik oskavad LPS-idega midagi teha. Filmimine, ma filmin lihtsalt oma tavalisega nüüd. Enne ma filmisin oma selline äpp on nagu Film FX. See põhimõtteliselt, seal on erinevaid asju, seal on küll watermark, aga ma võtan ära seda ühe teise äpiga, milleks on watermark removal, aga ma ei kasuta seda, sest ma panen tavaliselt enda introdele nüüd mustad need asjadused, mis on filmides, mida te näete, ja ma panen need peale, et ma ei peaks seda tegema, sest ja kõik äpid, millega ma tavaliselt editin, ei ole nii head võimalusi, kus introid teha, nii et ma pean panema seda. Nüüd tuleb editimine. See osa, mis on väga tüütu kõigi jaoks, sest sa pead lõikama asju ära, kui sul vaja on. Ja põhimõtteliselt ärge pange väga erinevaid transitioneid, mis vahe neid transitioneid ei paneks, sest see näeb pärast väga segane välja, kui sul on 5 erinevat transitioniga klipi tagant,
ma tavaliselt kasutan mitte midagi või ma kasutan lihtsalt fade out ja fade in, sest see on kõige tavalisem ja kõige lihtsam. Ja mis ei näe täiesti kohutav välja. Ja see on ja siis ja ma arvan, et valgust sa saad panna, kui kiires on. Mina tavaliselt ma ei tee seda. Kui on mingi slow motioni, mida sa tahad, siis jaa. Siis keerata neid kraade ja igasuguseid. Nii, nüüd tulevad äpid, millega mina editin, kuna ma tegelikult, mul on arvutis üks, ma lõpuks üle 7 aasta editin arvutis, kuna miks mitte. Ja jah, LPS loomuliku viimane episood tuleb, aga ma teen teise arvutis seda, nii et võtab aega. Igatahes, ma teen telefonis tavaliselt, ma teen oma gacha videosid telefonis. Ma teen KineMasteris, sest ma ei tea, see on kõik, ja on PowerPoint, aga PowerPoint on liiga suur vadermark ja mul on liiga keeruline praegu, et aru saada, nii et KineMaster on minu, see lihtsalt on hea, mulle meeldib see. Siis on MyMovie ja ma olen näinud, et mõned kasutavad, aga seal on ka võimalus, kui sa vajutad selle watermarki peale, siis kui sa vaatad, minul on juba, ma nii palju pannud seda nuppu. Sa pead vaatama reklaami ära, et sa saaksid selle, et sa ei peaks seda kasutama. Ma tean, ma olen sneaky. Ma põhimõtteliselt see ja mu pooled teised videod on tegelikult kasutatud seal. Ja näiteks LPS selline eluosa oli tehtud selles. Ja see video on ka kindla peale tehtud seal. Nii et jah. Nii, muusika. See üks asi, mis minu läheb alati pekki. Ma ei tee nalja. Iga kord, kui ma teen sarja, kui ma jõuan selle intro kohani, ma avastan, et mul pole muusikat ja siis ma pean otsima ja siis see muusika selgub, et on copyrighted ja siis ma ei saa seda kasutada või mulle see muusika läheb närvidele mulle või see ei sobi tooniga. Nii et siin on asjad lihtsalt, et see peab, et sul ei läheks sassi nagu minul, see ei tohi olema copyrighted. See ei tohi, see peab sobima tooniga, see peab meeldima sulle, sul peab täiuslik selles olema, sest kui see ei lähe kokku ja midagi on valesti. Ma olen näinud väga kohutavaid introid ja minu esimene intro ei olnud ka kõige ilusam. Mul oli väga populaarne laul, mis oleks väga saanud copyright strike'i. Nii et või copyright claim, sest strike'i sa ei saa sellest. Nimed sarjades. Ma soovitan panna nimesid, mis ei kõla. Kuidas ma nüüd ütlen tavalised või mitte tavalised, kuidas ma nüüd ütlen seda. Veidralt tavaliselt ja see on, kuidas ma seletan. Kui ma tegin selle intro LPS populaarne, miks mitte, siis ma panin sinna nimed, mis mul tuli peast lihtsalt, sest see on siis video lõpp ja see on väga huvitav olnud teha seda, ma proovin midagi muud, ausalt, ma proovin. Ma vaatasin, mul on praegu 2 lemmik YouTuberi, kellel inspireeritud olen ja ma ei ütle, kes nad on, võib-olla ma panen kirjeldusse seletades, miks mul on veidralt edititud see, aga see on põhimõtteliselt ühe mu lemmik YouTuberi praegu huumor ja mulle väga meeldib see ja ma ei suuda sellest ja lihtsalt mulle meeldib see ja ma loodan, et see ei ole liiga veider ja kui on, siis võite kirjutada, sest mul on väga naljakas seda teha, ma ausalt, ma hakkasin mitu korda naerma ja ma esimest korda kirjutasin sellistele videotele skripti ja ma tavaliselt ei kirjuta iialgi sellistele, kuidas teha videotele skripte, sest miks ma peaksin tegema. Ma pole olnud YouTube'is kaua, see oli sest ma olin ma olen teinud videosid teistele kanalitele, põhimõtteliselt ainult Kasia kanalile.
ma panen oma Katja kanaliga linki, kui tahate vaadata, ärge vaadake mu vanasid, sinna on väga halvad. Mõned videosid ma teen uuesti. Ja ma olin, ma ei olnud Horvatis, ma olin Austrias, ma olin koos oma sõbraga reisil. Ma käisin ka Hiiumaal ja pärast seda ma olin nii väsinud sellest, nii et ma võtsin maha aega ja ma lihtsalt olin oma toas. Ja see on, kus ma olen olnud viimased, ma ei tea, mitu kuud juba. Ma ütlesin oma Instagramis tegelikult, et ma teen sellel suvel ma teen rohkem videosid, aga selle asemel ma ei teinud ja ma põhimõtteliselt valetasin ja ma tunnen ennast nii halvasti, sest ma lubasin, et ma teen. Aga siis ma isegi tean, me läksime Austriasse ja sellel samal päeval ma sain teada ja ma ei saanud enam seda oma story't enam maha võtta, sest ma ei tea, ma tean, kuidas maha võtta, aga ma unustasin täiesti ära. Nii et bye ja loodan, et see aitas, kindla peale mitte, aga bye.